Tänasel emakeelepäeval ma tahaksin tähistada eesti keele loomist läbi tõlketöö ja tõlkimise. Ja ühtlasi tervitada kõiki tõlkijaid, kes igapäevaselt eesti keelt loovad. Kõigepealt üks mõtisklus Jaan Kaplinskilt raamatust Eesti Esperanto ja teised keeled. Tõlkimise kohta. Ta kirjutab: omal ajal, kui püüdsin aru saada mõnest Johannese evangeeliumi peatükist Kreeka originaalis, rabas mind üks kirjakoht, mis uues Toomas Pauli ja Uku Maasingu tõlkes kõlab. Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisama on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Kommentaatorid räägivad ühest ja samast sõnast, mille taga on eri mõisted. Eeldades siis, et tuul ja vaim on muistsete juutide jaoks eri asjad. Kuid on see tingimata nii? Võib-olla oleks mõtet mõelda, et semiitidel ja paljudel teistel rahvastel oli ja ilmutas end inimese või Jumala hinguses nende vägi. Ning et Jumal või üks tema avaldumisvorm oligi hingus, ka tuule hingus, taevaste tuul. Inimene teeb ju elavaks tänu oma hingusele, tänu hingele. Eks siis ole ka tuul järelikult kellegi hingus, kellegi hing. Piibli loomislugu algab sellega, et Jumala vaim oli lehvimas vete kohal. Siin on Jumala vaim ruach, Elohim. Sõna ruach võibki tähendada nii hinge, tuult kui vaimu. Inimese loomiseks puhus Jumal oma hingeõhku inimese sõõrmetesse. Siin on hingeõhu tähenduses kasutatud teist sõna, nishmah, mis vahel esineb koos ruachiga, näiteks nishmat ruach hayim, elu hinguse hingus. Nii tuleb siingi välja elu ja hingamise seos. Elu vaim on elu hingus. Inimene on selles ilmanägemises koos maamullast ja Jumalalt saadud elu hingusest, mis läheb Jumala juurde tagasi, nagu on öeldud kogu ja raamatu viimases peatükis. Siis läheb põrm tagasi maasse, kus ta on, ja hing tagasi Jumala juurde, kes ta siia saatis. Tsiteeritud kreekakeelne lõik tunnistab kommentaariski öeldut. Mitmete vanade rahvaste kujutlustes oli inimese hing otseselt seotud hingamisega, hingeõhuga, hingusega. Selles hinges või hingeõhus oli inimese elujõud, eluvägi, mille ta võis olla näiteks saanud kõrgemalt väelt. Nii tähendasid vähemalt hellenistlikus Lähis-Idas heebrea, aramea ruach ja kreeka pneuma enam-vähem ühte ja sama. Niisugune mõtisklus tõlkimisest Jaan Kaplinskilt. Raamatud, mulle tundub, on nagu aknad, mille kaudu saame kiigata maailmadesse, mis meile muul viisil kättesaadavad ei ole. Järgmise katke ma tahaks lugeda ühest 12. sajandi armastusloost säilinud kirjadest, kus õpetlased Pierre Abelard ja tema armastatu Heloise, samuti õpetatud naine, vahetasid omavahel kirju ja meenutasid nende vahelist armastust. Selle on ladina keelest tõlkinud ja eesti keelde pannud Kaarina Rein. Ja ma loen teile ette Heloise'i kirja, kus ta oma armastuse tunnet proovib sõnadesse panna ning see on üks väheseid
võimalusi tunnistada seda, kuidas üks keskaja õpetatud naine oma tunnetest räägib. Jumal teab, et ma pole sinu juurest kunagi otsinud midagi muud peale sinu enda. Vaid sind olen ma ihaldanud ning mitte midagi, mis on sinu oma. Ma ei oodanud ei abielu ega pulmakinke. Ma ei püüdnud rahuldada oma enda himusid või soove, vaid ikka sinu omi, nagu sa hästi tead. Ning kui sõna abikaasa näibki olevat püham ja tugevamini siduv, tundus sõna sõbratar mulle meeldivam või kui see pahaks ei pane, ka sõnad konkubiin või hoor. Ma kujutasin endale ette, et mida rohkem ma ennast sinu pärast alandan, seda suurema soosingu osaliseks ma sinu juures saan ja teen seeläbi ka vähem kahju sinu erakordsele kuulsusele. Seda pole sa ka ise täielikult unustanud, nagu on näha kirjast, mille sa mulle lohutuseks kirjutasid, ja kus sa ei jäta mainimata mõningaid põhjendusi, mis ma esitasin, kui ma püüdsin sind veenda loobuma meie abielust ja õnnetust toovast pulmakambrist. Ent sa vaikid maha suurema osa argumente, millega ma tõstsin armastuse abielust kõrgemaks ja vabaduse ülemaks koidikuist. Kutsun Jumalat tunnistajaks, et kui terve ilma valitseja Augustus ise oleks mind pidanud vääriliseks kosimisega austada ja pakkunud kogu maailma minu alatiseks omandiks, oleks mulle ikkagi tundunud armsam ja sündsam olla kutsutud pigem sinu hooraks, kui tema keisrinnaks. Niisugune tunnistus siis armastusest 12. sajandi alguses. Ja lõpetuseks tahtsin ma ette lugeda tõlke ühest raamatust, millega ma olen kogu elu vaielnud. Autoriks on Fernando Pessoa ja eesti keelde on selle tõlkinud Leenu Nigu. Ning Pessoa kirjutab siis nii. Mitte millelegi alistuda. Ei ühelegi inimesele, armastusele ega ideele. Olla kättesaamatult iseseisev. Uskumata isegi tõde, ega ka, kui see peaks olemas olema, tõe teadmise otstarbekust. Just niisuguses seisundis peaks minu meelest mööduma sisemine intellektuaalne elu inimesel, kes ei suuda elada ilma mõtisklemata. Kuulumine, just see on labane. Uskumus, ideaal, naine või elukutse, kõik need kujutavad endast käeraudu ja vangikongi. Olla tähendab olla vaba. Isegi püüdlused, kui neid rüütab omamise uhkus, on koorem, mille üle me ei rõõmustaks, kui vaid mõistaksime, et see on köis, mida pidi meid veetakse. Ei, isegi mitte ühendust iseendaga. Vabana iseendast, nii nagu teistestki. Meeliskledes ilma ekstaasita, mõeldes järeldusteni jõudmata. Elame Jumalast vabana lühikese ajahetke, mida võimaldab meile timukate hajameelsus enne lõplikku kohale jõudmist. Homme ootab meid giljotiin. Nagu mitte homme, siis ülehomme. Tehkem siis enne lõppu kosutav jalutuskäik päikese käes, teadlikult eirates püüdlusi ja pürgimusi. Päike kuldab me siledaid laupu ja tuul toob värskendust neile, kes on loobunud tahtmistest. Viskan sulepea endast eemale kirjutuslauale ja see veereb, ilma et ma seda kinni püüaksin, mööda mu töökoha kaldpinda alla. Tunnen kõike ootamatult. Ka mu rõõm väljendub liigutuses, mis on kantud vihast, mida ma ei tunne. Head emakeele päeva kõigile. Aitäh!